Keskkonnasäästlik eluviis on omane ainult igale teisele inimesele, nii tõdeti jäätmekäitlusnädala lõpetamisel Saaremaal. Noored saarlased näitasid, et prügiga saab ka nalja teha. Jäätmekäitlusnädala aktsioonid suunati eelkõige noortele. Üks populaarsemaid oli kollikonkurss. Tonte meisterdati koolides ja lasteaedades ning nii sündisid prügikasti lennanud materjalidest prügipeibed, kollilohed ja prügijassid. Prügiskulptuure meisterdati isegi mererannast leitud mereheidisest. Taga lahe äärest. Me käisime kolmapäevasel rannikuvaatlust tegemas ja siis korjasime sealt kaasa. Kas nii oli prahti on mere ääres? Ja rohkemgi veel. Me viskasime veel osa ära ja kõike pole kaasa ka võetud. Ja üsna huvitavaid asju mere äärest leiab. Näiteks äratuskella leidsime ja fotoaparaadi ja hämmastav, mida inimesed mere äärde kaasa võtavad. Teabenädala jooksul tutvustati jäätmete sorteerimise, taaskasutamise ja vähendamise võimalusi. Kuigi Eesti inimeste tarbimine pole veel võrreldav tarbimisega arenenud tööstusmaades, on prahi kogus viimase 5 aastaga märkimisväärselt kasvanud. Väikelinna elanikulgi on see aastas näiteks 2 kuupmeetrit. Aastaks 2000 näeb keskkonnaprogramm ette prahi hulga vähenemist poole võrra, mis tähendab, et inimese ja prahi suhte motoks saab. Tarbi säästlikult. Üksnes? No selle taga on ju kõik. Kui tarbid säästlikult, siis kahtlemata tekib jäätmeid vähem. Ja muidugi ka, ma ütleksin, selle taga on sorteerimine. Ka see on säästliku tarbimise üks kõrvalnähtusid. Jäätmekäitlusnädal Saaremaal lõppes nagu lõppema pidi, näitus rändas Prügimäele. Ja ongi kõik.